Miks sa ööema kirjutasid? No miks kirjanik raamatut kirjutab? Et iga raamatuga on oma lugu. Aga ma arvan, selle raamatuga on natuke see lugu, et võib-olla eelmiste raamatutega Kolhoosimissi ja Minu venna kehaga jäid mingisugused lood või teemad kuidagi nagu kummitama. Ja mõned nendest on siis otsapidi ehk siin ka raamatus sees, et ei saanud neid nagu päris kirjutamata jätta. Selles raamatus on raba kohta selline tsitaat, et lähed ja lähed, aga kogu aeg jõuad samasse kohta tagasi. Sest see on vaimude tee, kuidas vaimud eksitavad. Ja mina mõtlesin, et meil on natuke selle nõukaaja pärandiga niimoodi, et läheme ja ikka me kuidagi jõuame sinna, nendesse pundardesse. Et kui kaua me peame sinna veel tagasi jõudma? No ma arvan, et nii kaua kui vaja. Et see kipub ikka niimoodi olema, et sellised küsimused, mis ei ole õigel ajal saanud vastuseid, nad kipuvad ikka tulema tagasi. Ja ajaloo, kuna see on ajaloo teemaline raamat ikkagi meie eelmise sajandi keskpaiga sündmustest, siis ka ajalugu öeldakse, et kipub korduma. Ja ma arvan, et kui me uurime neid küsimusi ja julgeme neid uuesti ja uuesti ikkagi küsida, siis me saame ikkagi oma praegusest ajast natukene ehk paremini aru. Et mina arvan küll, et võib neid surnuid tagasi tuua ja võib vaimudega natukene rääkida. Selles raamatus on jah palju neid läbi rääkimata teemasid, vaikimist, võib-olla endasse peitmist, mis oli vanemale põlvkonnale omane. Aga tegelikult on ju tervendav on rääkida need asjad lahti. Kuidas sulle tundub, kuivõrd meil on seda ressurssi, et kui vanem põlvkond tõesti tahab rääkida nooremaga ja tahab avada neid traumasid, kas me oleme valmis vastu võtma seda? Kui ma mõtlen meie noorte peale, siis nemad on kasvanud ju teistsuguses ühiskonnas. Nad on kasvanud vabas riigis, vabade inimestena ja nende selline mõtlemine ja maailmatunnetus on vaba inimese maailmatunnetus. Ja ma arvan, et nendega kõikidest nendest olnud asjadest rääkida on hoopis teistmoodi ja vabam. Et ma ei usu, et see on koormav. Ma arvan, et see nende mõistmine on teistsugune ja mõnes mõttes võib-olla isegi on parem, kui nad ei mõistagi lõpuni, mis tähendab näiteks elada okupatsiooni all. Aga see, kuidas nad suhtuvad nendesse ajaloo küsimustesse, ma arvan, et see vaba inimese vaatepunkt on väga oluline, aga miks me peame üksteisega rääkima, miks me peame ikkagi tõstatama neid teemasid, on see, et sinna sellise vabaduse tunnetuse juurde, et see ei ole iseenesest mõistetav. Et see on midagi väärtuslikku, mida tuleb alal hoida ja et sinna juurde ei tekiks liigselt illusioone ja naiivsust, et me ei peaks mitte midagi tegema, et seda hoida. Et ma usun, et selline ajaloo tundmine ja nende küsimuste uuesti läbi tunnetamine on just sellepärast vajalik. Sa oled viimasel ajal rikkalikult pärjatud autor. Kuivõrd see lisab mingit survet või pinget, et mult nüüd oodatakse rohkem, kõik pilgud on minu peal, et see on ju see Lilli Luuk. Ma olen väga tänulik, et seda raamatut on märgatud, et eeskätt see on minu jaoks sõnum sellest, et lugejatele on seda vaja. Sest esmalt, ma arvan, kirjaniku jaoks esmalt see, et sa suudad romaani valmis kirjutada, see on juba suur asi. Aga kui seda loetakse, see on nagu parim, mis juhtuda saab, et loomulikult tekitab see korraks ka sellist
ma ei tea, kas just öelda paanikat, aga sellist tunnet, et mis siis nüüd, aga selle vastu aitab see, kui minna koju, teha arvuti oma märkmed lahti ja natukene kirjutada neid asju, mis on pooleli ja siis tuleb see reaalsus tagasi. Aga mul on tõesti tohutult hea meel, et lugejad on ööema leidnud. Nii et kirjutamine jätkub ja tunnustuse krampi ei ole tekkinud? Ma püüan mitte nina püsti ajada, sest ma arvan, et eriti sellistel teemadel kirjutades, et need mõnes mõttes ma olen siin ju ainult võib-olla vahendaja. Et need on lood, mis tuleb ära rääkida ja kui mul on tunne, et äkki mul õnnestub seda lugu niimoodi rääkida, et see lugejateni nõuab, siis ma pean seda tegema. Aga mis selle romaani kirjutamise protsessi kõige keerulisem etapp on olnud? Oli see eeltöö või? No ilmselt iga raamatu eeltöö on päris pikk ja algab enne, kui autor ise sellest võib-olla arugi saab. Et kõik need lood, mis minuni jõudsid ja minuga midagi tegid, et need on ju palju vanemad kui mina. Aga mis võib-olla oli kõige raskem selle raamatu juures, olidki need hetked, kus eriti selgelt tuli kohale mõistmine, et need on lood, mis on juhtunud ka reaalses elus ja läbielamised, mida on inimesed läbi elanud, et selliste eludega toimetamine peab olema õrn ja see vastutus on suur, et oli selliseid kohti küll, kus ma üldse mõtlesin, et kas ma võin seda või teist kirjutada, aga siis enamasti ma ikka kirjutasin. Sind on võrreldud Ene Mihkelsoniga näiteks. Kuidas sa suhtud sellistesse võrdlustesse? See on muidugi väga uhke võrdlus ja suhtun sellesse kui komplimenti loomulikult, et ma olen ise suur Ene Mihkelsoni loomingu austaja, aga ma arvan loomulikult on see ju näha, et autorid on erinevad, et meil on erinev taust, aga võib-olla see tahtmine küsimusi küsida ja mitte järele jätta, et võib-olla seal ma tunnen küll sellist väikest hingesugulust. Hinge sündis juulis oma ema lapsepõlvekodus. Siis, kui kõik pühad olid möödas, heinad nii Malle ema juures kui ka Metsavahi talus lakka veetud, ka servapealsete majapidamiste kauged küünid kõrvalistel metsaheinamaa lappidel olid täis värsket heina ja südasuvel küla ja metsi raputanud haarangutest kurnatud mehi. Sõda oli läbi, aga mehed magasid ikka püss kõrval silmad lahti. Rukkis oli hakanud juba vaikselt kõrgust ja värvi võtma, kui Mall ühel õhtul tundis, kuidas tema kehas midagi kui suure kämblaga kokku pigistati, et ta hetkeks hingata ei saanud ja 2 käega kaevurakkele toetuma pidi, kõht kui langev kivi maa kohal õhus. Ega ta ei olnud seda veel neil päevil oodanud. Emagi oli arvanud, et esimesega on ootamine pikk. Ärgu ta olgu kärsitu, püsigu rahulik ja hoidku mõtted mujal. Raske oli olla rahulik, kui mundrites mehi täis autod heinamaa ja rukkipõllu vahel sõitsid ning ühe ja teise talu hoovi sisse pöörasid. Hilisel õhtul, kui Mall nõudeloputus veepu jenkipeenrasse kallas, kostis raba poolt kuulipildu ja valanguid. Ema oli Mallele ise järgi tulnud, oli ommeti suvi. Järjest kuivad ilmad sai vankriga tulla. Juhan oli juba 6 aja eest hakanud kõvasti peale käima, et ta külasse ema juurde läheks. Ainult aja küsimus, millal jälle otsima tullakse. Õhukese suveriidega ei saa enam kõhtu varjata. Kas nad ikka usuvad seda, et Juhan pole sõjast koju tulnudki? Mall pole eelmisest talvest saadik Juhanit näinudki. Pole oma mehega saunas käinud. Mall oleks tahtnud metsa, oma koju jääda. See oli imelik tunne. Tema sees võitlesid nagu 2 hirmu. Üks oli hirm sünnitamise ees, hirm sellel hetkel end üksinda leida. Teisele hirmul ei olnud nime. See õljus tema kohal, nagu hoiaks keegi seda seal. See oli nagu vari või kaetus. Ta proovis seda kogu aeg ise ära ajada. Miks Juhan ei võiks lihtsalt välja tulla, küsis Ilmi.